Ühel päeval üks poiss nägi ühte meest ja oli väga imestanud, et kuidas ta nii tark on. Ja ta otsustas, et ta proovib seda vana väga tarka meest kavaldada. Selleks ta püüdis kinni ühe liblika, pani selle oma pihku, läks selle vana mehe juurde ja küsis, kas see liblikas on elus või surnud. See vana mees mõtles, poiss teadis, kui vana mees vastab, et liblikas on elus, siis ta pigistab ja liblikat enam pole. Kui vana mees oleks ütelnud, et liblikas on surnud, siis poiss oleks selle lahti lasknud. Tal oli oma plaan olemas. Niisiis, kas liblikas on elus või surnud? See tark mees mõtles natukene ja ütles, liblika elu on sinu kätes. Liblika elu on sinu kätes. Ehk siis seesama inseneeriapäev, mis meil täna siin toimub. See, kelleks meie ühel päeval saame, see kõik on meie enda valikute küsimus. On väga hea võimalus täna, et meil on külas erinevad spetsialistid ja insenerid, kes on targad ja õppinud, kes teavad vastuseid, aga kõige rohkem mina soovin, et meil kõigil võiks olla just neid kavalaid küsimusi, mis panna võib-olla maailma natukene teistmoodi aru saama või tegutsema. Kas see peab olema niimoodi või meil on võimalus elu teha hoopis mugavamaks ja lihtsamaks? Need on need küsimused, millega inseneeri valdkond tegeleb ja mul on hea meel, et täna saame sellega tutvust teha. Mul on hästi hea meel siin olla ja ma tegelikult loodan, et teil kõigil on kas või natukene hea meel selle üle, et täna on teistsugune koolipäev. Mitte kõik teist ilmselt ei arva, et teist peaksid saama insenerid ja meie ka ei arva, et kõigist teist peaksid saama insenerid. Aga me siiralt usume, et kõigil noortel peaks olema mingigi kokkupuude inseneeria valdkonnaga, et teha oma edaspidises elus, kui te teete siis oma koolivalikuid, karjäärivalikuid, et teha see otsus teadlikult. Praegune seis on sageli see, et noored ei ole kokkupuutunud inseneeria valdkonnaga. Teeme väikse võib-olla sellise hommikuvõimlemise, et tõstke käsi need, kes on kokku puutunud inseneeria valdkonnaga. Ma näen ühte kätt praegu, kahte kätt, et tulevad, eks ju, väiksed käed. Aga kui me nüüd mõtleme, et tegelikult inseneeria on meil igal pool meie ümber. Autod, telefonid, need toolid, eks ju, et nad oleksid püsivad toiduainetööstuses, kosmoses, mis iganes valdkondades. Tegelikult on inseneeria igal pool. Ja kui teil on omal taskus mobiiltelefonid, eks ju, teil on kodus erinevad tehnikaseadmed, siis te tegelikult juba olete kokku puutunud inseneeria valdkonnaga. Miks me sellest üldse räägime, et võib-olla paari sõnaga lihtsalt. Kes vähegi on võib-olla meediat jälginud, siis viimastel kuudel, need on viimaste kuude pealkirjad ajalehtedest, et siin on erinevad sõnumid, aga mis on läbiv, on see, et kuigi valdkonnas on arvestatavad töötasud, tööd jagub kõvasti, siis noored seda valdkonda millegipärast, eks oma tulevikuks ei vali. Siin on erinevaid pealkirju selle kohta, kus on suured projektirahad selleks, et inseneeria valdkonna projekte noored saaksid arendada. On pealkirju selle kohta, et matemaatika mitteõppimine või matemaatika kehvad tulemused viivad ka meie majanduse kehvemasse olukorda.
ehk et see teema on tegelikult hästi lai, hästi päevakajane praegu ja kui sageli ka võib-olla ei oskagi mõelda selle peale, et kui see inseneeria, kui ei taha noored õppida, et mis siis ikka, eks ju, et minul ju ei muutu sellest mitte midagi, et mina teen oma asja edasi, siis tegelikult see puudutab lõpuks meid kõiki, et kui meil ei ole insenere, siis meil ei ole tarka tööstust, kui meil ei ole tarka tööstust, siis meil ei ole majanduskasvu loota ja kui majanduskasvu ei ole, eks ju, siis ei saa ka õpetajad ei saa rohkem palka, politsei toetused erinevad, et meie elukeskkond ei saa areneda. Et tegelikult see valdkond puudutab meid kõiki ja selle valdkonna hea käekäik on meile kõigile oluline. Ja panen ühe slaidi korra veel ka siia, et lihtsalt taustainfoks, et täna juba töötab meil Eestis tööstuses 25 000 juhti, inseneri ja spetsialisti ja järgnevatel aastatel jääb valdkonnas puudu 2/3 spetsialistidest. Et lisaks inseneridele on selles valdkonnas ka erinevad spetsialistid tehastes, eks ju, hooldustehnikud ja erinevad teised ametid. Ja mis on valdkonnas sageli probleemiks, et kui te mõtlete ka inseneeria peale oma peas, siis teil ilmselt mõnikord ei teki üldse mingit pilti, aga sageli tekib ka pilt sellisest võib-olla vanast tossusest tehasest, eks ju, kus on räpane ja igav või siis on keegi nohik, kes on nurgas, teeb midagi, joonestab, on ju. Et see kuvand, milline inseneeria on, milline meie tööstus on, see on meie peades hästi sageli täiesti aegunud. Et tänane inseneeria ja tööstusvaldkond on väga kaasaegne, seal on hästi palju võimalusi ja seal tõesti need kuvandid enam sellisel kujul ei kehti. Inseneeria ühtepidi on hästi tugevalt seotud ka IT-valdkonnaga, aga nad samas ka konkureerivad väga tugevasti omavahel. IT-valdkond tänaseks, paljud teist noored on mõelnud, et minust võiks saada keegi IT-valdkonna spetsialist. Mõned üksikud siiski on ju, aga on, et IT-erialadele tegelikult Eestis on üks suuremaid konkursse ka ülikoolides ja ka kutsekoolides, sest see kuvand on hoopis midagi muud, et IT-firmade kontorid ju alati, seal saab pikutada, seal saab külmkapist kogu aeg Coca-Colat võtta ja siis saab seal saunas käia ja ping-pongi mängida, et selline fun tundub, on ju. Et kuvand on ja palgad, mis palk, kui räägitakse suurtest palkadest, siis räägitakse ikka IT-sektorist. Et siis see paneb natukene inseneeria ja IT omavahel konkureerima, samas sisuliselt nad teevad koostööd, eks. Ja kus on nagu üks suurematest murekohtadest ongi, et teie olete siin, eks ju, 3. kooliaasta, 7. 9. klass ja erinevad uuringud ja küsitlused noortega on näidanud, et väga paljud noored selles vanuses juba välistavad inseneeria enda jaoks. Aga see tuleb hästi palju ka sellest, et tõesti seda kokkupuudet pole olnud, on ju, ei nähta enda tulevikku selles valdkonnas. Ja mis on kindlasti valdkonnas probleemiks, et üldse loodusainete ja siis matemaatika vastu kaob huvi põhikooli lõpus sageli ära ja eriti tüdrukutel, et tüdrukud näevad eriti vähe ennast selles valdkonnas. Samas ei ole mitte ühtegi põhjust, miks tüdrukud ei võiks õppida inseneriks. Need, kes on läinud õppima, nende tulemused on väga head, nad leiavad tööd väga hästi ja selles mõttes sobib see väga hästi ka tüdrukutele. Aga mina siis olen Veiko Karu ja kui nüüd rääkida sellest, et mina tegin otsuse, et inseneeria võiks olla minu valdkond, siis ma tegelikult tegingi seda 9. klassis. Sest 9. klassis ma pidin hakkama mõtlema, et kas ma jään gümnaasiumi sinna, kus ma lõpetan põhikooli, või ma liigun kuskile teise. Ja kuna mul olid ka väga head klassivennad, siis ma käisin erinevates koolides katsetel Tallinna linnas. Ja siis 2 klassivennaga läksimegi Tallinna Tehnikagümnaasiumi. Tehnikagümnaasium tol ajal oli Tallinna Tehnikaülikooliga seotud gümnaasium, et siis sealt oligi, et Tehnikagümnaasium, pärast seda Tehnikaülikooli. Aga sellist erialavalikut mulle ei olnud tehtud sel hetkel. Ma lihtsalt teadsin seda, et inseneeria on see valdkond, kuhu ma tahan minna. Ja selleks ma tegin ka vastavad valikud juba 9. klassis.
ja nagu te siin mu nime all näete, siis tegelikult ma praegu olen Estonian Business Schoolis, mis hoopis on äripool. Ehk siis kõik, mis on seotud insenerilahenduste, toodete juhtimise, arendamisega, toodete arendamisega, see pool. Ja Juta tõi välja, et need asjad, et meil on igal ühel seal mobiiltelefon taskus, kodus on arvuti. Ehk siis need on kõik need insenerivahendid, aga samas on need ka materjalid. Ja need materjalid ei kasva meil ju kuskil vanema peenra peal, vaid neid on vaja kaevandada, töödelda ja nende jaoks ongi vaja ka insenere. Ja kuna see probleem või temaatika on aktuaalne ka globaalselt, siis oma eriala kaudu olen ma ka liige maailma mäeprofessionaalide ühingus. See tähendab seda, et me jagame globaalselt neid ideid, mõtteid, kuidas noori nakatada matemaatikaga, füüsikaga, keemiaga ja laiemalt siis inseneeria valdkonnaga. Sest inseneride puud on ka globaalselt. Aga ma näitan ka neid mõningaid globaalseid pilte. Ehk siis, ma olen kuulnud, et 7., 8., 9. klassi õpilased saavad juba käia Facebookis. Vastab tõele või? Et need, kes on sinna juba insenerilahendustega sisse smuugeldanud, siis saate minna ka Inseneri Akadeemia kodulehele ja seda laikida ja vaadata, kus kõikjal siis inseneri-teemia ära käib. Aga olen siis maapõuinsener ja maapõuinseneriks Eestis saab õppida Tallinna Tehnikaülikoolis. Geoloogiainseneriks saab õppida ka Tartu Ülikoolis. Et selles mõttes Eestis on kõik need võimalused täiesti olemas. Mis see on? Jaa, õige. Köök. Ja see on minu tööl olev köök. Ja nagu kui teravamad sealt tagant külgast vaatavad, siis näevad, et parasjagu jookseb ka kohvi-kohvidessi. Ehk siis ka köök, kuhu me lähme igal hommikul, on inseneri asju täis. Seal on kohvimasinad, veekeedupannud, mikronahjud, siis ühe kapi taha on peidetud külmlapp, selleks, et meie toit püsiks värske. Ja ainuke asi, mis siin pildi peal on, mis siis on kasvatatud, on see sidrun seal. Kõik, ja võib-olla siis ka see lõikilaud, mis on tehtud puidust. Aga kõik ülejäänud materjalid, need on kaevandatud ja töödeldatud siis selleks, et saaks neid kasutada. Nii, siin graafiku peal on 2 kõrgemat kohta. Üks on hommikul 7.15 ja teine on õhtul 17.30. Siis kõik Eestimaa inimesed tõusevad ülesse, 7.15, lähevad kööki, kohvimasin sisse, pliit sisse, pudru keema. Nii teie kodus, teie naabrid kõrval majas, kui ka terve see Aleviksi ja ka üle Eesti, Tallinn, Tartu, Narva ja nii edasi. Elektrienergia tarbimine tõuseb hüppeliselt kohe. Ja selleks peavad olema ka elektrijaamad valmis, sest Eesti elektrivõrgus me ei saa suuri koormuseid salvestada veel. Ehk siis kõik see, mis elektrijaamast tuleb, see peab leidma ka tarbimise. Ja selleks ongi see sõnapaar, et tootmine võtab tarbimine siin. Kõik jõuavad kella 8, pool 9, kas siis kooli, tööle, tehastesse. Siis juba on juba ammu need kohvimasinad, veekeeted kõik välja lülitatud ja siis saabub tavapärane selline elektrienergia tarbimine. Ja pärast kooli te lähete kindlasti kuskile sporti tegema, huviringi, kossusaalist tuled põlevad, jälle elektrit tarbitakse. Ja siis pärast kõike seda jõuate kõik koju. Ema, isa teevad õhtusööki, teie istute mugavalt diivanisse, panete televiisori mängima või istute arvuti laua taga, mängite arvutimänge ja jälle mitte ainult teie ei tee nii,
teie naabrid teevad nii, teie naabrimajas tehakse nii. Siin Alevikus tehakse nii, Tallinnas tehakse nii, Tartus tehakse nii, Narvas tehakse nii ja jälle elektrienergia tõuseb. Kuni tuleb jälle aeg minna siis magama, et hommikuks jälle välja puhata. Ja siit ka mõte, et kui te nüüd täna lähete nüüd oma kodudesse ja kodukoolidesse tagasi, siis tegelikult seda inseneeriat on igal pool. Me lihtsalt ei näe läbi seite, me ei näe läbi põranda veel inimsilmaga, aga inseneride poolt on loodud seadmed, mis seda võimaldavad. Me teame väga täpselt, kust mingisugune kommunikatsioon maantee all, tee all läheb. Selleks, et kui on kuskil vaja midagi parandada, siis saab seda täpselt üles leida ja ära parandada. Aga parandamiseks läheb jälle vaja neid maavarasid. Nii et kõik saab ikkagi alguse kaevandamisest. Nii, kus me siis neid asju saame? Ei saa poest. Need viiakse sinna poodi. Ja kui te vaatate taskus oma seda nutitelefoni ja selles mõttes ei ole vahet, kas see on iPhone, Samsung, Huawei või mingi muu tootja, reklaamivoos tootjatele, siis mis te arvate, mitut erinevat elementi on teie ühes nutiseadmes? Kas seda on 10? Andke käega märku, kes arvate 10? 25? 35? 45? 55? 65, 74 on vastus. 74 erinevat elementi. Ja palju Mendelejevi tabelis on elemente? No 2 korda rohkem. Ehk siis pooled Mendelejevi tabeli elementidest on teil kogu aeg kaasas ja nutitelefonis. Ja tegelikult olgugi, et me ostame neid asju poest, siis tegelikult need asjad tulevad ikkagi kaevandustest. Meie igapäevased asjad, hambapasta, auto, make-up, kindlasti tüdrukud kasutasid, patareid, selleks, et ka erinevates kriisiolukordades meil see raadio töötaks, väga oluline tänapäeval. Ühistransport. Ehk siis, kuna me elame ehitatud keskkonnas, siis see kõik ehitus vajabki kõik neid materjale, nii hoonete näol kui ka siis nende seadmete näol. Ja seda kõike me ei saa sellisel väiksel peenraplapi peal teha, siis selleks meil ongi olemas sellised suured karjäärid ja ka kaevandused nii Eestis, Lätis, Soomes, Norras, Prantsusmaal, Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika, Austraalias, Aasias. Need kohti on igal pool. Me lihtsalt, kuna me istume autos, tuhiseme 90 km tunnis, lihtsalt ei näe metsa sisse. Et need kõik tegelikult ongi metsa sisse ära peidetud. Ja selleks, et me neid maavarasid saaksime, me saame siis toota neid erinevaid seadmeid, ka nutiseadmeid. Selleks me siis peamegi kasutama seda maad, õhku ja vett. Ja minu kui maapõueinseneri ülesanne on leida siin see tasakaal. Kus kohas, mis tehnoloogiaga ja kui palju ja mis aja jooksul. Selleks, et meil on praegu olemas ainult üks planeet, kus me seda kõike teeme. Kindlasti olete uudist näinud ka, et asteroididelt võiks mingeid metalle kätte saada. Aga kui teha nüüd veel siia sellist nalja, siis meil mäeinserid on selline ütlus, et me kaevandame ka teistel planeetidel.
aga me võtame planeet Maa esmalt käsile. Ja siis läbi tehnoloogia arengu saame minna ka Marsile, nagu praegu hästi paljud insenerid töötavad selleks, et see rakett jõuaks Marsini ja jõuaks sealt ka tagasi. Et ei peaks 9 kuud olema siin ümber maa tiirlema, nii nagu viimati 2 astronauti tegid, kuna lihtsalt tehnoloogia ei töötanud, et nad ei saanud varem koju tulla. Aga olid mõned teised insenerid, kes siis lahendasid selle probleemi. Aga neil lihtsalt läks 9 kuud aega, et see nüüd teoks teha. Ja kindlasti mäletate seda COVID aega 5 aastat tagasi. Samamoodi meditsiiniinsenerid leidsid vaktsiinidele võimekuse, millised siis nii-öelda päästsid paljusid elusid. Aga kui nüüd minna natukene ka täpsemaks, kui rääkida kaevandamistsüklist, siis siin on 5 etappi. Ja igas etapis on vaja oma insenere. Kõik algab sellest, et on vaja teha geoloogilisi uuringuid. Need geoloogilised uuringud on keskkonnale väga sõbralikud, sellepärast, et me lihtsalt uurime, me vaatame mõned puuraugud, teeme mõned kaevikud ja vaatame, mis maavarad meil siis selles, kas siis 25 hektarisel alal, 50 hektarisel alal või 100 hektarisel alal meil on. Et me teaksime, mis seal on. Me ei hakka selle käigus ei kaevandama ega midagi ümber mõtlema. Me lihtsalt uurime, kus on, mis on. Siis me lähme uuringutega täpsemaks, et me tahame teada, mis kvaliteediga see on. Ja mis on see kogus, mis me sellest alalt kätte saame. Et siis me saame hinnata, et mis on see maavara ressurss sellel territooriumil. Ja lähtuvalt sellest, kui me uuringud on olnud edukad, väga paljud uuringud on ka mitte edukad, aga meil on lihtsalt olemas see teadmine, mis sellel alal on, siis me hakkame arendustööga pihta. Hakkame mõtlema, et mis tehnoloogiat kasutada, kuidas see tehnoloogia mõjutab seda keskkonda, kuidas see tehnoloogia mõjutab ümbritsevat elukeskkonda, inimesi, lähedal olevaid elamuid ja kas see on kuidagi vastuvõetav. Või millised võiksid olla need kaitsemeetmed, mida siis maavara kaevandades me saame kasutada. Kas on vaja teha mingi müravall, kas sellest materjalist, mis me sealt ära korjame, kas sellest materjalist piisab, et teha kõrge müravall, kui ei piisa, siis millised on need järgmised lahendused. Ehk siis insener otsib kogu aeg lahendusi sellele väljakutsele, mis teda siis ees ootab. Aga see väljakutse tekib alles siis, kui ta hakkab seda probleemi lahendama. Ja kui me oleme välja mõelnud, kuidas see kõik hakkab toimuma, alles siis me lööme kopa maasse, nii nagu rahvakeeli öeldakse. Siis hakkab maavara kaevandamine pihta. Aga enne seda on vaja rajada infrastruktuur. Kindlasti olete näinud, praegu rajatakse siin Rail Balticut. See on samamoodi infrastruktuuri rajamine. Siis me rakendame seal siis neid kas lõhketöid, töötleme, rikastame juba seda maavara. Meil on vaja selleks masinaid, nii väiksemaid masinaid, suuremaid masinaid, lausa tehaseid. Ja siis kui me juba seda maavara kaevandame, siis me hakkame tegelikult mõtlema ka seda, et mis edasi. Et mis saab sellest maa-alast edasi? Mis saab nendest ehitistest, mis me sinna rajame, mis saab nendest edasi? Kas need saavad kuidagi veel leida kasutust? Ehk siis, kuidas me selle maa alla korrastame? Mis me sinna uut loome? Kas me teeme ilusa järve, kuhu saab tulla mõni turismiettevõte ja hakata suvisel ajal paate välja laenutama, talvisel ajal paneb sauna jää peale, teeb jääkarusselle, muid siukseid huvitavaid asju, et mis sellest maalast saab. Või siis, kui on tegemist suure kaevandamiskohaga ja kuhu on rajatud ka palju masinaparke, hooldavaid hooneid, et äkki see saab olla
tehas mõnele muule tegevusele. Näiteks, kas võiks seal hakata droone tootma või mingid muud tehnoloogiad, mis samamoodi vajab tegelikult tehase pinda. Ehk siis see on selline tsükkel oma alguse ja lõpuga. Nii, jälle saalile küsimus. Suur või väike? Suur! Virakas või? Ma panin siia purakas. Nii kiiremad nägid, et alla on kirjutatud, et see on Anu Lõuna lubjakivi karjäär. Ehk siis see asub Eestis. Ja Eesti kontekstis on tegemist Eestimaa suurima lubjakivi karjääriga. Arukunda lubjakivi karjäär asub siis Kunda linnast natukene lõunas. Jälle küsimus, suur või väike? Massiivne. Nii, see kaevandamiskoht ei ole Eestis, see on Saksamaa, Lääne-Saksamaa, kus on suured pruunsöevarud ja see on tõesti suur. Et kui ma vaatan, kas me laser töötab, siin on näha seda pruunsöekihti, mida kaevendatakse. Ja maapind on siin. Pruunsöe sügavus seal on 350 meetri sügavusel. Nii, kehal siis te kindlasti jooksete 60 meetrit aja peale. Siis väike pindutusmaa ka, 70 meetrit. Ja see 70 meetrit on selle pruunsöe kihi paksus, mida need ekskavaatorid seal kaevandavad. Ehk siis kui mõtlete stardijoone peal, vaatate, kus see 60 meetrit on ja püüate panna selle vertikaali. Ja tegelikult siis jõuate ka Eesti põlevkivi kaevanduse kõige sügavasse kohta, mis on samamoodi 70 meetrit maapinnast. No, kuna mu perekonnanimi on Karu, olen siia üles pooled näha, et ma tõesti olen nagu suur karu. Ja see on ka inseneriteaduses väga oluline. Nii nagu kosmosejaamad on suured, nii ka mäeinsenerid armastavad suuri asju. Aga tegelikult, kui vaadata seda pilti, siis ma tegelikult olen väike Veiko siin. Et selle kalluri ratta läbimõõt on 4 meetrit. Nii, poisid. Millega see masin sõidab? Väga insenerik vastus. Ma küll praegu mõtlesin kütust. Diisel, bensiin, elekter. See oli Koksuga küsimus. Ta sõidab küll. Aga ta seda diislit kasutab selleks, et toota elektrienergiat. Ja igas rattas on tegelikult väike elektrijaam, mis siis paneb selle 450 tonni kaaluva masina liikuma. Ja siis siin kõrval näete, et tavaliselt suurtes karjäärides neid masinaid ei ole mitte üks, vaid neid on seal paarikümne ringis. Ja ka nende valmistamiseks läheb vaja nii insenere, masinainsenere kui ka materjale. Ja siis muidugi tekib alati küsimus see, et kus juhiks saab õppida? Kehta kutsehariduskeskuses saab õppida. Aga tänapäevased sellised suured masinad tegelikult juhitakse distantsilt. Ehk siis klassiruumis on tehtud, on mugav iste ja joystickutega juhid seda masinat, mille maksumus on 25 miljonit eurot. Ja siis natuke läksid, karjääri servevad 350 meetrit veereb alla. Ja siis on kasutu. Ei. Selleks on kõik olemas insenerite poolt välja mõeldud
kõik erinevad abivahendid, et selle masina juhtimine oleks ohutu distantsilt. Ja mitte ainult maa peal ei saa sellest klassiruumist seda masinat juhtida, vaid klassiruumist juhitakse ka neid masinaid, mis on siin allnurgas. Ja need asuvad sügaval. Need asuvad kilomeetri ja enam sügavusel. Ehk siis ei olegi vaja sõita sinna sügavustesse, vaid saab masinaid juhtida maa pealt. Siis alati tekib küsimus, kus kohas? Nii nagu ma rääkisin, et maavarasid kaevandatakse globaalselt, nii Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas. Aga tegelikult on ka päris palju meie lähipiirkonnas. Ehk siis, kui rääkida mäeinseneri kutsest, siis mäeinseneri kutse on väga selline rahvusvaheline. Et põhimõtteliselt võib olla sõber igas maailma jaos. Siis üks väga oluline tegevus, mida mäeinsenerid teevad, on keskkonna mõõtmine. Selleks, et mõõta, mis juhtub, kui me seda maavara kaevandame. Me peame ka mõõtma selleks, et kui selle masinaga midagi juhtub, näiteks joystick läheb katki ja siis masin sõidabki kuskile seina, siis kuidas seda masinat parandada, millal saab neid masinaid hooldada, et mäeinsenerid mõtlevad ka kõigi nende asjade peale. Lisaks siis looduskeskkonna mõõtmisele, et kus kohas on meil veekogud, mis kraavid meil sinna lähevad, kui palju vett sinna läheb. Siin on mingi Vassja talukoht. Tal ei ole tehtud ilmväljakut. Järelikult ta oma solgivee paneb kohe sinna veekogusse ja sellest tekib tegelikult reostus. Aga siis vaadatakse, oi, näe, karjäär on siin kõrval. Et karjäär reostab veekogu. Et selliseid juhtumeid on olemas Eestis ja ka mujal. Ja selleks on ka need maapõueinsenerid erinevates keskkonnaametites selleks, et saada teaduspõhist vastust, et kes siis ikkagi reostab ja siis vastutaja võtta vastutusele. Et need on need peamised asjad, mida me mõõdame ja me muidugi modelleerime. Ja tänapäeval siis neid andmeid saab korjata väga paljudel erinevatel viisidel. Ja seesama nutitelefon on andmekogumisvahend. Et kui ma lähen kuskile objektile, teen pildi, see fikseerib ära kuupäeva, kellaaja ja küsimus. Kas lidar ei ole mugavam? Lidar on muidugi mugavam, sellega saab suuri maalasid ära mõõta. Aga lihtsalt, et kui ma lähen kuskile objektile, mul lidarit käepärast ei ole kaasas, siis ma saan seda teha ka telefoniga. Ja kõiki neid andmeid on vaja siis visualiseerida. Ja seda siis saab teha kas siis virtuaalselt, nende pillide taga või siis arvutiekraanilt. Ja need 3 pilti, need siis on seotud Eesti põlevkivitööstusega. Ülemisel pildil on põlevkiviladu, mis siis sealt laost siis läheb see põlevkivi rongi peale ja rong viib siis elektrijaama. Ja alumiselt 2 pilti on seal siis põlevkivi tervik, mis siis hoiab maapinda üleval. Ja see sama tervik on siin see must, sest ka lidar ei näe sellest läbi. Siis rääkisin korrastamisest, et see on mäeinsenerid ülesanne. Jah, siin on näide Aidu põlevkivi karjääri puhul. Aidu põlevkivi karjääri kaevandamine algas juba 1974 ja see lõpetati 2012. Selle aja jooksul toodi välja 90 miljonit tonni põlevkivi 25 ruutkilomeetrise alal. Ja siis koostöös kohaliku omavalitsusega ja kohalike aktivistidega tekkis mõte, et kuna siin on nagunii veetase hakkab tõusma,
aga et teeks sinna sihukese sõudekanali. Eesti Energia kalkuleeris ja kuna ta tahtis projekti lõpetada, siis oli nõus. Ja nüüd see sõudekanal on valmis juba mitu aastat. Ja praegu siis rajatakse sinna spordikompleksi. Ehk siis mõni aasta veel ja selle kanali peal hakkavad toimuma nii lisaks Eesti meistrivõistlustele ka Euroopa meistrivõistlused ja ka maailma meistrivõistlused sõudmises ja sõudmisega jätud erinevatel spordialadel. Aga muidugi praegu on võimalik minna sellel alal ka lihtsalt loodust nautima. Saab käia nõlvast üles ja nõlvast alla ja nautida seda loodust, mis siis on tekkinud sinna Aidu karjäärialale siis aastakümnete jooksul. Siis teine huvitav objekt, millest ma täna võib-olla räägin, on piusakoopad. Piusakoopastest toimus siis liiva kaevandamine 1922–1966. Ja kuna tol hetkel suuri ekskavaatoreid ei olnud, siis nad pidid seda liiva kaevandama alma kaevandusmeetoditega. Tänapäeval ei tuleks see kõne allagi. Lihtsam on teha sinna karjäär. Aga kuna sinna need liivakoopad tekkisid 100 aastat tagasi, siis sinna on tehtud ka muuseum. Ma loodan, et vähemalt korra on igaüks seal käinud. Kui ei, siis rääkige kodus vanematele, et suvel lähme, vaatame. Ja siis meil oli üks inseneritöö, kus me siis pidime ära skaneerima need koopad. Selleks, et siis seirata, mis nende koobastega saab. Selleks, et ei toimuks varinguid. Ja selleks me siis kasutasime lidaril baseerivat 3D mõistusseedet. Koos kolleegidega käisime kõik need 5 erinevat koobast läbi ja saime siis sellised pildid. See siin on küll 2D, aga tegelikult see informatsioon olemas 3D-na. Ja siis muidugi jäi aega selliseks kunstiprojektideks. Ehk siis mäeinsenerid on ka suured kunstiarmastajad. Siin siis selle liivakoopa kõrgus on 5,7 meetrit. Ja umbes 20 aasta jooksul see kõik variseb sisse. Just ütlesin, et umbes. Sest teadavate meetrite põhjal me saame küll seirata, et kui palju siit laest seda liiva alla kukub. Aga me ei oska prognoosida, et kui kiiresti see protsess seal edasi liigub. Ja selleks me tegime ka siis soovituse siis selle muuseumomanikule, et ta ei saa suurendada oma seda muuseumi ala. Sest see lagi võib kukkuda täna, homme, ülehomme, 2 aasta pärast, 3 aasta pärast. Me ei tea millal. Aga me teame seda, et on ohtlik minna sinna ja sellepärast me tõkestasime seda. Aga õnneks need koostööpartnerid tegid ka meile sellise 3D visualisatsiooni. Et kui te panete Google'isse otsingusse 3D ja piusakoopad, siis tõenäoliselt härra Google otsib selle üles teile. Ja siis saate siis nii ekraani peal vaadata seda või kui teil on võimalus kasutada virtuaalreaalsuse pille, siis seda saab ka vaadata virtuaalselt. Tulevikust. Mäeinseneridel on tööd küll ja küll, sest nagu ma rääkisin, me peame mõõtma seda keskkonda, jälgima seda keskkonda, et midagi halba ei juhtuks. Ja nagu me teame, inimesi tuleb juurde maa peale, samamoodi teised vähem arenenud piirkonnad tahavad samamoodi
kasutada neid mugavusi, mida meie kasutame. Ehk siis nõudlus kõigepealt suureneb, nii nutitelefonide, kohvimasinate ja nii edasi. Ehk siis tööd on palju. Samas on tööd palju ka Eestis. Et aru saada, kas meie Jõhvi magnetanomaalias saab kaevandada hõbedat ja kulda ja rauda. Nagu praegused uuringud näitavad, et seda leidub seal. Aga seda hetkel oleks nagu liiga vähe, ehk siis selle teemal on edasi uurida. Siis meedias kindlasti olete näinud, et tehakse fosforiidi uuringuid. Just nad hindavad seda ressurssi ja kvaliteeti. Keegi ei hakka veel seda kaevandama. Lihtsalt Eesti Vabariik tahab teada, kui palju seda ressurssi meil on, millise kvaliteediga ja kus kohas. Mingisugust kaevandamisotsust veel ei ole langetatud. Ja siia lõpetuseks mõned seotud ametialad, mis siis on lisaks maapõueinseneeriga seotud, et siin on geokeemikud on insenerid, geofüüsikud, masinate operaatorid, keskkonnainsenerid. Neid valdkondi on hästi palju, mis on selle maavaratööstusega seotud. Ja töö on mitmekesine. Laboris, töötubades, nii nagu te varsti 10-15 hakkavad esimesed töötuvad. Ja kui me mõtleme tehnoloogia arengule, mis hoiab meid tervena ja ohutsoonist eemal läbi nende tehnoloogiate, mis siin keskel on, siis need tehnoloogiad kõik vajavad materjale ja maavarasid. Ja selleks, et seda kõike teha keskkonnasõbralikult, on vaja ka maapõueinsenere või sellega seotud teisi insenere. Ja sellega mina lõpetan. Olen Veiko Karu. Tere, ma olen Erki Kruusmann, tulen Tallinna Tööstushariduskeskusest ja täna me teeme siin koolis siis bioonilist kala. See on siuke, ütleme, nagu robootika projekt, et õpilased saavad nagu ise siukse kala ehitada kokku. Küll täna nagu vette otseselt ei saa panna, aga valmis kala, mis nad ehitavad, saab tegelikult nagu vette panna ja siis niimoodi ujuks ilusti. Aga siin all on, siin samas on bassein või see akvaarium, äkki prooviks seal? Siin on võib-olla see, et me peaks ikka väga üle kontrollima, et kuna need õpilased teevad, siis on see, et võib-olla nad ei pannud õigesti kokku seda ja siis kuskil nagu vesi saab läbi tulla ja siis kõik elektroonika läheb. Ja kuidas seni õpilased on ülesande lahendamisega hakkama saanud? Kõik on täitsa hästi läinud, et ütleme, kõik, kes on alustanud sellega, on ka lõpetanud ja mõned isegi väga kiiresti. Oota, ära väga kaugel ikka. Oh my god, oota. Hoian, aitäh. Nii, aga see on ikkagi hetus. On ju. Kuidas sa nii kergesti sulle võtsid? Ei, tal on jõudu, mulle ja siis nüüd pane seisid. Liina. Oh my god.
võta käpaniga. Üldse ma tõmbaks vist kinni. Seda hakkavad mingi no pressure. Need liiguvad ära. Pane kinni tooniks. Pane kinni. Ma ei saa. Need peavad siin kinni olema, ma ei saa aru kuidas. Proovi nüüd siis. Ma liigub. Oota, pane kinni korraks. Pane kinni. Pane kinni. Nii, oota, pane kämuraks. No, kaamera filmi. Pressure on peal. Aga kinni. Talle ei meeldi see saba. Ma ei saa mitte teha. Tere, mina olen Priit Auväärt, olen Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja erialalt olen tegelikult autoeriala õpetaja, aga 3D printimine on niisugune tänapäeva arenev tehnika, nii et meie kasutame õppetöös seda päris palju. Täna oleme siis Kehtna põhikoolis ja meil on siin inseneripäev, ehk siis tutvustame noortele, kes tulevikus hakkavad siis eriala valima, et mis võimalused üldse on sellisel inseneri valdkondades. Meie teha või minu teha on siis 3D printeri nii-öelda töötuba. Väga palju aega meil siin kahjuks ei ole ja ega me kõiki asju päris selgeks ei saa, aga õpilastega siin teeme mingeid väiksemaid tükikesi ja mingeid näidiseid oleme ka kaasa võtnud, et siin laua peal näiteks on mingisugused näidised, mis meie õppetöös kasutame, et see on niisugune vankelmootori näidis, mis on täitsa ise prinditud. Ja noh, siin natuke suurem ja võib-olla põnevam niisugune eksemplar on see reaktiivmootori töötav mudel, ütleme siis, et need lihtsalt võib-olla illustreerivad seda, et mis võimalused on 3D printeri kasutamiseks õppetöös. Aga kui me läheme õppetööst välja, kus siis tavaelus neid võiks kasutada? No see on niisugune hasardi teema rohkem, et minul on kodus kõik kohad neid plastikasju täis, hambarihoidjatest uksehoidjateni, et mina ise teen ka, sõidan mootorrattaga, siis väga palju niisuguse plastikjuhtmehoidjaid, klambreid, mingeid märgikesi olen printinud välja, et automaailmas saab teha igasuguseid näidikublokke, ventilaatori avade katteid, et noh, kõik, mis on põhimõtteliselt plastmassist, et meil poisid prindivad koolis kõlarikatteid välja ja noh, ühesõnaga kõik, mis on plastmassist, seda saab printida ja kus sa ta pärast paned, on ainult fantaasia küsimused. Ja kas printeriks, tooraineks kasutatakse ainult ühte materjali sellist plastmassist paela või on erinevaid materjale? Need on väga palju erinevad, et põhimõtteliselt plastikud on nad kõik, kuigi on ka metalliprinterid, aga need on natuke teise tehnoloogiaga, aga plastikul ja plastikul on ka vahe, et need näidised on tehtud niisugusest kõige, ütleme, lihtsamast plastikust, mis ütleme, õues ja päikse käes ta läheb, noh, ei kesta kaua, aga on olemas näiteks ABS ja noh, erinevad plastikud, mis on täiesti, noh, sama materjal, mis kokapudeleid nii-öelda tehakse, et sellest valmis ja siis ta ongi sul nii-öelda õuekõlbulik eluaegne asi, et autostangesid ja tiivalaiendid ja kõike saab printida. Et see on lauale hästi vägev, et need on niisugused suvalised asjad, mis ma internetist leidsin ja panin teile tegema. Mis paika keel? Täpselt. Seda ei või võtta, selle ma koju tagasi, ma olen väike võitkond, kelle hulgi ma ära kaotan, siis ma saan viienda. Mis see tähendab? See ei ole nüüd põnevad saaks, siin olla, et ei taha kuhugi mujal. Õige, näed. Valetada peab kooskima. Kui see on natuke soe. Meil nüüd see näppiga tooma. Tead, oskid tegema peab. Oskid ise teha. Võtad kõigepealt
alguses see kuum, võtad klaasi maha, siis sa võid nagu raputada seda, et see või soe jaa, vaata katsu, ära kätt ära kõvetada, ta on siuke 60 kraadi soe, sest ta peab sulatama seda plastmassi. Vaat natuke siukest plastmassi lõhna ka, et see iseenesest pole mürgin, aga päris magamistuppa ööseks ei tasu panna, et hommikul ärkad üles, siis on pea valutab võib-olla. Kui on piisavalt soe, siis lihtsalt murrad. Jah, reaktiivmootor, ega meil sellega õppetöös midagi väga teha ei ole, aga see näeb lihtsalt juba vägev välja. On nii, kapi ääre peal on siuke asi, siis vaatab. Aga minu arvates vaja listada mingi mootor, et keeras, natuke keeras. Jaa, siia saab lihtsalt panna ja selles suhtes kohe ma näitan ka, kui me sinna maani jõuame, et tegelikult on internet täis neid valmis jooniseid, et kui oskad ise joonestada, juba äge, oskad keegi joonestada. Mis asjaga? Ma mõtlen arvutis. Mis programmiga sa teed? Ma võin autokaart, ma ei maga. Autokaart, sa teed 7. klassis ja oskad autokaardi? Ei. Kui sa kunagi miljonäriks saad, Ma olen ära Heksas. mind ära oska. Et autokaardi päris suke keeruline, ma ütlen keeruline, aga ta on ikkagi professionaalne programm, et see selgeks saada peab ikka 10 aastat tegelema. Aga kui sa juba alustad, siis teevad musk ootab tööle siin raketti ehitama. Et jah, joonestamine võib-olla natuke keeruline teema, aga mitte üldse võimatu. Ma arvan, et teil on ka mingid joonestamise tunnid ei ole, äkki tuleb mingi varikaine või on fusioon ja solidates ja autokäed või sellised sõnad on. Aga kui neid teile midagi ütle, siis ei ole ka oluline. Tinkerkäed võib-olla olete kuuldud. Seda põhikoolides äkki katsutakse. 4 aastat aasta kastas. Jah. Et igatahes, kui teil pakutakse mingit võimalust sellist asja kasutada, siis kindlasti kasutage. Mis selle asja nimi on? Nagu spinner. Suva junn jälle. Eks mängu asi. Siia ma printisin teile ka välja, te võite siit endale mälestuseks võtta igaüks, mis ta tahab. Täitsa nagu liikuvaid asju saab välja printida. Seda ühes tükis ei prindi, sükest printerit veel ei ole olemas, see on nagu jupides. Sinised jupid, mustad jupid, valged jupid ja siis oleme kokku kruvinud. Aga need asjad on näiteks selle aigalas, selle ta prindib kõik ühes tükis välja tegelikult. Niimoodi liikuvaid asju suudab ta ka teha. Ja see on tehtud selle sama 200 eurose, ütleme siis kõige odavama ja mõttetuma printeriga. Mõttetum jutumärkides, aga kõige odavam printer oskab teha juba päris keerulisi asju. Aga ei ole kõige odavam. Ma võin võtta samasugune näiteks Flying Beer, mis maksab 150 €. Jah, aga see on mingi käkk. Seal hakkavad lugema pisi asjad, kuhu me täna ei jõua, aga näiteks selle printeri on roostevabas tüüs. Kohe varsti näitan korra printeri pilti ka, et ei saa vist aru, mis on tüüs, aga ühesõnaga pisi asjad. Näiteks programm on tal nii-öelda vabavaraline, teate, mis vabavaraline ka, sa saad võtta tasuta alla laadida ja teha. Et siuksed pisi nüansid tulevad mängu. Kui keegi ära ütleb, mis see on, siis saab võtta spinneri ka endale. Ma võin öelda, et ma olen tegelikult autotehnikum eriala, et õpetan auto eriala poisse ja tüdrukud ka. Nii et kohe läbi saab tulge välja. Ja siis me oleme väga palju prindime autojuppe välja, kas keegi teab, mis jupp see autos on või? Kas Kiired ja vihased filmi teab keegi? Seal oli sellel, kes siin kirjaks vend on? Vin Diesel. Vin Diesel oli üks punane auto teises osas, Mazda RX-8 ja seal on rootormootor, siuke mootor, mida kellegi teisel ei ole. Tavalises mootoris on kolvid, olete kuulnud, teevad oma kolvivärki seal. Siis rootormootoris on selline kolmnurkne asjandus, mis käib niimoodi ringi. Päris elus siin lahvatab ja bensiiniga kõik, aga siin on hea vaadata, kuidas ta tegelikult töötab. Olen Kristi ja siis esindan täna Tallinna Tööstustööstuskeskust ja siin teeme siis inseneeriapäevaga raames drooni simulatsiooni töötuba. Ehk siis, et kuna droonid on tänases olukorras suhteliselt aktuaalne teema, siis õpetame plaanis viia õppekavades siis drooni ehitust, droonide juhtimist ja kõike seda. Täna vilume nende siis sellist drooni juhtimisoskust, ehk siis, et nad saavad drooni simulatsiooniga juhtida siis sellist reaalilähedast drooni siis simulatsiooni, ehk siis, et küll päris drooniga on natuke teistmoodi lennata, aga see drooni simulatsioon on selline ligilähedane.
tere, mina olen Kaspar Laks Robotics Internationalilt ja mina tulin täna Kehtna kooli, et näidata õpetajatele, kuidas võimalikult hästi tutvustada kõikidele vanuseklassidele robootikat. Ja milles see robootika seisneb? Robootika seisneb erinevate leiutiste loomises, näiteks millegi uue väljamõtlemises, millegi uue leiutamises, mingi probleemi lahendamises ja seda teha just siis automaatselt. Ehk siis näiteks on mingisugune probleem, et oletame, meie probleemiks on meie võistluskategooria, milleks on sumo, näiteks teise roboti ringist välja lükkamine. Seda võimalik efektiivselt ja seda tuleb teha automaatselt. Konkreetseks ülesandeks on ehitada neil sumorobot baasrobotist, sinna juurde teha enda arvates kõige paremad lisad, et lükata teised robotid, eks teiste õpetajate tiimide robotid võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt ringist välja. Seni on õpetajad saanud ülesandega hakkama suurepäraselt. On väga leidlikud, on väga palju uusi lahendusi leidnud ja on väga nii-öelda entusiastlikud, et robot valmis saab. Mina olen Kaspar, mina olen sellisest organisatsioonist nagu Robotics, mis Robotics International ja me korraldame siis üle maailma robootikavõistlusi. Hetkeseisuga on meil frantsiisid 15 erinevas riigis ja palju erinevaid võistluskategooriaid on. Täna ma tulin teie ette ühe võistluskategooria, mis meil on siin ees on sumo. Ja täpselt sellega mina siis üle maailma tegelesin. Ehk siis iga aasta teeme uusi reegleid, vaatame, et iga maailma otsas saaks olla need samused võistlused korraldatud ja vaatame, et õpilased jõuaksid ka loomulikult selle võistluseni. Ma tulin täna teile tegelikult mitte ainult seda võistlust tutvustama, vaid üleüldiselt ka kõik seda robootikamaailma ja ka inseneeriamaailma, mis sellega seotud on ja kuidas näiteks koolis selle abil saab võimalikult lihtsasti õpilasi juba natukene seda tegema panna ja võib-olla neid natukene suunata sinna poole, et midagi neid võiks huvi pakkuda robootikamaailmast, natukene sinna poole tuua. Ja me täna teeme teiega läbi ühe lihtsa tööga, kus natukene nokitseme roboteid, programmi täna kirjutama ei pea. Ehk siis siin on juba teie programm ära tehtud, ainult see on pime programm, ehk siis te ei tea, mida see programm teeb. Eks te peate ise sellest lõpuks aru saama, kui te olete roboti valmis ehitanud. Ja pärast peate loomulikult ka sinna robotile midagi juurde lisama, et teistest robotitest parem olla. Et pärast siit sumoringist need teised robotid võimalikult kiiresti välja lükata. Räägin teile natuke ka, mis asi on siis sumo. Sumo on sumo nagu sumo ikka. Ehk siis ma arvan, et enamus teate, mis on siis see Jaapani sumo, mis siis Aasias siis tegelikult tehakse. Ja peaaegu täpselt samal põhimõttel on siis ka robootikas olev sumo. Täpne kirjeldus on siis järgnev. Enda robotiga tuleb võimalikult kiiresti teine robot ringist välja lükata. Mitte lüüa, mitte katki teha, vaid lihtsalt lükata sõbralikult välja. Robot kokku panna. Siin kastides on robot laiali lammutatud. Ta ei ole täielikult laiali lammutatud, vaid ta on osadeks võetud. Mingid teatud osad on küljest ära võetud ja mingid teatud osad on veel külge jäetud. Lisaks igas kastis on teil olemas juhend, kuidas seda robotit kokku panna ja selle juhendi abil ning ka tükkide abil, mis on juba küljes ja mis ei ole juba küljes, tuleb robot võimalikult kiiresti valmis saada. Kui robot on teil võimalikult kiiresti valmis saadud, siis tõstke käsi püsti ja saate tulla siia testima, panna oma roboti tööle, programmi tööle ja vaadata, kas ta sõidab. Kui sõidab, on jõulis kõik juba väga hästi. Kui ei sõida, siis tuleb natukene veel midagi kokku panna või juhtmeid õigesse kohta ühendada. See läheb sinna peale, nüüd läheb siia sisse, vaata. Sinised lähevad siia kahte, alustab kolmas keskmine. Keskmised ja silmad jäävad all. Kas ta läheb siia? Ei, see on just see osa, vaata, see osa. Nüüd esimene on tühi, teine on tühi. Ta peab minema siia teise. Jaa, millega ta siia külge läheb. Millega ta kinnitab, jah? Millega ta kinnitab, siin peab mingi lisajupp olema ikkagi see, aga kas me praegu... Ei, aga see ongi see ju, küljes siin ja ma vaatan kuna te olete esimesena valmis, kõik on suurepärane. Nüüd on teie ülesandeks mõelda selle robotile välja lisasid, mis teeks teda paremaks selle platsi peal sõites ja teisi välja lükates. Mingisugused sahad, midagi, mis annab talle lisavõimsust juurde. Võib-olla raskus on ka oluline. Mõelge selle peale. Teil on selline aja eelis. Ma ei näe. Kuidas läheb? Halvasti. Oli see kokku?
nii, aga vaadake juhendit. Teil on see baas on valmis ja kui te nüüd vaatate juhendi seal esimest osa, et kuidas seda andurit ühendada. Seal on täpselt teil need tükid olemas, mida te peate panema. Tükid olid siin juba? Jaa, olid. Eks see valgusandri osa just, mis te sinna panna panna. Tuleb järgmise osa. Nii, jaa, super. Aga ta peab nüüd sellega ära ühendama. Kas see üldse? Vaata, see on see ots siin praegu. Kas ta läheb niimoodi kokku midagi siis või? Jah, midagi sellist. Äkki küll. Näe, vaata siin. See osa ja ta jääb nüüd siit. Teil on vaja valgusandurit. Valgusandur nüüd natukene kui edasi lähete. See, mis on temal käes, jah. Siis valgusanduri juhend tuleb nüüd. See on valgusanduri juhend. Ei ole kusjuures. Seda teist teed ei ole? Ei ole. Kellegi küsime. Nii. Meil ei ole seda teetähe. Seda teist musta ei ole? Millist musta? Sellist. On. Alati on olemas. Ei, ma teile kannan. Seda võite võtta. Palun. Sellist tükki ära. Kuidas see võimalik on? No tõesti ei tea. No, vaat. Aga näe, vaata, mul on vist leian. Imeline, aitäh. Nii, nüüd on 5 sekundit. Nüüd ta võiks hakata tööle. Või ava! No nii, kes tuleb vastu meile? Nüüd näeb ühte inimest kogu aeg. Ta tahab nende oma rünnata juba. Päris. Läheb hästi kaugele. Nii. Väga hea, nüüd te võite kinni panna, et muidu kulutate akut siin. Ta juba jõnnib. Peabki peal hoidma või? Aga need ei pea praegu vastama. Sa tahad seda niimoodi poole peale midagi otsa? Mingi osa, mis liigub, mis sõidab äkki teise roboti alla kuidagi. Mis midagi aitab tal kaasa, et võivad neid roboti raskemaks. Ma olen teiste robotitega, raskem robot ikka suudab aina rohkem võib-olla. Ta võtab natukene aega, mõtleb oma kõik loogilised ülesanded valmis, vaatab, mis tal see programmis ja päevakavas täna on, see hommiku sööb ära ja siis käib vetsus ka veel. Siis ta ei hakkagi sõitma või? Ei, enamasti sobib, et väga vähe. Ta väga valiv ei ole, jah? Väga valiv ei ole enamasti. No nii, mõlemad hakkasid tööle. Ja nüüd mõlemal on seal ees Sumo 1 programm peaks olema. Ja siis vajutage keskmist nuppu ja ta hakkab tööle. 5 sekundit. Nii, no saame esimese matsiga ära näha. Lükka see meie oma. No. Kuhu te lähete? Väga hea. Nii, teie robotid on valmis. Nüüd võtke oma robot, ma ei tea, kumma oli. Ja nüüd on teie ülesanne nii-öelda piiratud aja jooksul lisada juurde lisasid. Ehk siis teha oma robotit paremaks. Nende Lego juppidega, mis teil on, lisage midagi juurde, et seda teist robotit kergemini välja. Nii, mis te arvate, miks ta ei hakka tööle? Mingid juhmed on valesti. Ei, jupid ei ole teil valesti, teil on ühendused valesti. Hetkeseisuga on selline olukord, et need on mootorid. Ja need on mootoriühendused ajuga. Teil ei ole praegu mootorid ära ühendatud ajuga. Ja te tuleks need ka nüüd ära ühendada. Teil on juhendis kirjas, et kuhu mingisuguse sporti peab minema see sammune juhe, mis sealt tuleb. Need on, nii vaatame, et äkki nüüd ta sõidab. Nii. Kindel? See on teil kuskil küljes? Ei ole. On. 100%. See võib olla robot. Nüüd. Kas me sõita? Liigub. Aga vaatame, kas ta seda tuvastab. Ta veel ei näe kedagi, eks ta veel on pime.
aga minu teada siis see peaks siia porti käima, mis peaks ka hästi olema. Tähtis on see, et ta näeb seda valget joont ja ta näeb ka, keda ta rünnata tahab. Nii, ta tahab keda rünnata. Täiesti välja, siis seda nuppu tuleb vajutada. Ma ei arvanud, et see on nupp. Nii. Ja nüüd, teie saite ilusti hakkama, sellega ei lahti veel ei ole vaja võtta, nüüd on vaja panna siia juurde lisasid, leiutage midagi siia juurde. Kui tegelikkuses me täna tegime üldse ilma mingisuguste piirideta neid roboteid. Eks meil ei olnud teatuid mõõte, meil ei olnud teatud kaalu, sest tavaliselt võistluskategoorias on ikkagi kaal ette antud, eks mis on maksimaalne kaal, mis on maksimaalsed mõõdud. Siis alati enne võistlus kontrollitakse ära need mõõdud, et kõik oleks reeglipärane ja siis pärast pannakse siis võistlusele võistlema. See annab siis selle inseneeria poole. Ehk siis kuidas mingisugusesse väikesesse ruumalasse võimalikult palju ära mahutada ja ka veel kaalu sisse võimalikult palju ära mahutada ja enamasti sa tahad sellest kaalust ka veel maksimumi võtta. Nii, valge peale või midagi jääma või? Ja mingi tagumine osa võiks valge peale jääda ja võiks väga vastassektoris. Te võite pöörata kameravaltit ja nii sobib. No nii, tegi oma hääle ära. Nüüd on temaga töös. Ja nüüd, kui te keskmist nuppu vajutate, robot läheb tööle. Kes te operaatorid on? Robotoperaatorid. Nii, kui ma ütlen 3, 2, 1 ja start, siis vajutate. 3, 2, 1, start. Väga hea, astuge lauast eemale ka, seda teid ei näe, seda on ikkagi teist robotit. Võtab hästi. Ja pindiga. Vaat nii kiiret see maits käis. Poolte vahetus. Keskmist. Ja keskmist nuppu nii. 3, 2, 1, start. Nii, ja ma arvan, et praegu võitnud robot jääb lauale. Väga hea. 3, 2, 1, start. No nii, poolte vahetus. 3, 2, 1, start. Ja nüüd puudutas ära. Üks ja teeme ühe matši veel. Ja tehtud. Nii, kelle oma see nüüd oli? Ja võit jääb lauda ja siis järgmine robot on just siin kohe oodata. Nii, poolte vahetus. Nii, üks. Ja peame nüüd niipidi. Jah, see robot siis ikkagi võitis. Väga hea. 3, 2, 1, start. Ja nii see läks. Ühesõnaga jaa, lahendusi selle robotil on väga palju mitmeid ja tegelikult, kuhu ma tahtsin täna jõuda, on üldse see, et ei pea kasutama neid samuseid Mindstormi kitte, vaid võib kasutada ükskõik millist Lego, võib kasutada näiteks ka pappi lihtsalt ja anda neile õhupallid. Ja sellest saab ka juba midagi peaaegu autonoomselt loodud. Loomulikult ta ise ei mõtle oma ajuga, aga ta ikkagi sõidab mingis suunas edasi. Ehk siis kõike võimalikku on võimalikult praktiliselt võimalik ära kasutada teie tundides. Ehk siis kui on näiteks mingi vähegi idee, näiteks mingisugune osa tunnist, mis õpilastel võib-olla ei jää just kõige paremini meelde, vaatuke raske on selle meelde jätmisega, siis võib-olla on hea just läheneda sellele praktiliselt, ehk siis anda mingisugune võimalus neil ise sellesse hästi süvitsi ja hästi sügavale sisse minna. On kaevandatud ja kuidas see meie elu mõjutab. Ja peale siis neid loengute osasid siis on meil erinevad töötoad, kokku 14 erinevat töötuba ja iga noor saab osaleda 3 töötoas. Töötoad on hästi erinevatest valdkondadest, on energeetika ja elektritöötubasid, on automaatika, pneumaatika töötubasid, on 3D printimist, on droonisimulatsiooni, ühes töötoas noored panevad kokku bioonilise kala, ehitavad kõige kõrgemaid torne
panevad kokku erinevaid skeeme stendidel, et selles mõttes see töötubade valik on päris mitmekesine ja ma usun, et iga noor leidis enda jaoks mõne põneva töötoa nendest, et kus käed külge lüüa ja proovida. Aga töötoad ei olnud ju ainult õpilastele? Ja, et töötuba lisaks oli veel ka õpetajatele, et kui me koolis sageli oleme harjunud, et õpilased pannakse teinekord natuke ebamugavasse olukorda, et proovi midagi uut, et katseta ja tehke koos, eks ju. Siis täna oli see olukord, kus võib-olla õpetajatel oli kohati natukene ebamugav, kui eriti nendel, kes ei ole varem kokku puutunud robootikaga ja täna nad pidid kokku siis panema sumorobotid ja nendega ka võistlema, et tegid väiksed grupid ja see oli väga meeleolukas, aga tõesti, et ka õpetajatele seda pisikut natukene sööta, et selline hästi praktiline lähenemine. Kas on juba teada ka, kus kohal järgmine kord selline toimub? Meil on siin esimesel poolaastal on kokku, eks ju, 9 inseneeriapäeva üle Eesti toimumas ja järgmisena esmaspäeval lähme Kohtla-Järvele, sealt edasi pärast Pärnusse, Holstre kooli ja veel paar kooli, kes sellel poolaastal me jõuame katta. Mina olen Juta Asuja, olen Haridus-Noorte Ametist ja töötan seal Inseneriakadeemia programmijuhina. Ja täna oleme, eks ju, siis siin Kehtna põhikoolis ja toimub siin inseneeriapäev. Osaleb 4 kooli siit samast piirkonnast, et lisaks Kehtna koolile on meil veel Valtu põhikool, Järvakandi kool ja Rapla Vesiroosi kool. Ja 210 noort, keda me siis püüame siin inseneeria teemal natukene harida ja inspireerida. Ja selle päeva raames meil hommikul alustasime selliste väikeste loengutega ja rääkisime, et üldse miks inseneeriat õppida, miks me käime koolides sellel teemal töötubasid läbi viimas, neid inseneeriapäevasid läbi viimas ja samamoodi oli meil ettekanne Veiko Karult, kes on mäeinsener ja tema aitas oma ettekandes aru saada noortele, et mida mäeinsener teeb ja nende üks selline sloganitest või põhimõtetest on, et kõik, mis ei ole kasvatatud, on kaevandatud ja sellest ta siis rääkiski, kuidas tõesti kõik meie ümber või väga paljud asjad meie ümber on.